tere, mina olen Kellu ja täna ma proovin Kadarpiku porgandi apelsini mahla. See on niisugune mahlaka, mis poodides säilib kuskil võib-olla maks 2 nädalat. Külmkappi paned siis 24 tundi, no võib-olla äkki natuke kauem, aga ta on niisugune öko, osaliselt kontsentreeritud mahlast tehtud, nii et proovime järgi, kuidas see maitseb. Ja nagu ikka, siis kõigepealt niisugune kokkuvõte sellest mahlakesest ja siis juba niisugune pikem niisugune mõtisklevam arutelu, aga head vaatamist. Ma olen kogu aeg arvanud, et see on nagu porgandi apelsini mahl. Aga täna, kui ma seda proovisin, siis tuli hoopis välja, et siin on 70% apelsini ja 30% porgandit. Väga mõnusalt apelsini särtsune ja õige õrnalt porgandine, et kui sa natukene porgandit kardad, sa ei pea kartma. See on selline väga hea, pigem just apelsini mahla maitsega. Ja just selline, nagu oleks äsja pressitud kuskilt nõrutatud mahl, nii et hästi mõnus elamus. Hind on normaalne, 2,29, kui ta ei ole soodukas. Kogus on mingi pool liitrit, täiesti mõistlik, et kui me võtame smuutide hinnad ja kogused, siis see ületab seda igal juhul. Ja ma vaatasin ka, et apelsinis ja porgandis on hulk väga häid olulisi omadusi. Lingid ma panen siia video alla kommentaaridesse, saad ise ka lugeda neid. Nii et ma arvan, et see väärib ostmist ja väärib maitsmist. Väga hea mahl on. Teeme mahla lahti, vaatame, kuidas mahl siis maitseb. Nii, mulle meeldib selle juures see, et ta on niisugune suur pooleliitrine. Mõnna ma vaatasin, et see hind, no praegu on ta siin soodukas meil, aga 2,29 poole liitri eest, ma arvan, et see on nagu asjalik. No, kõrre sisse, vaatame, kuidas läheb. Mulle kohe hakkab silma, et ta ei ole selline tummine nagu mingi smuuti, vaid see on ikkagi pigem nagu selline mahlane. Nii et mõnus. Siin muuseas on kirjas, et ta on nagu apelsini porgandi mahl. Vaatame, huvitav, et palju siis siin tegelikult on. Apelsini mahl on 70% ja porgandi mahl on 30%. Nii et ma ei tea, mina kogu aeg on mõtelt porgandi mahl apelsiniga. Aga tegelikult see tõesti apelsini mahla maitsega, sa tunned seda porgandi nii-öelda seda aroomi siin. Nii et täitsa nagu hea, mõnus ja kui sa ei armasta porgandi mahla, siis ma arvan, et see võiks meeldida. Kui sa vähegi apelsini sõber oled, siis tundub, et see on täiega niisugune mõnustus, üks sartsakas üles äratav mahlake. Et on just niisugune ehe, ma kujutan ette, et kui ma pressiks ära apelsini ja pressiks ära riiviks porgandi, nõretaks sealt mahla, siis ma niisuguse ligilähedase maitse võiks saada, nii et mulle täiega meeldib see, mis see pudelisse on pandud. Ja muidugi stiilselt niisugune oranž on taga, nii et kui sa oled energiapuuduses, tahad mingit vürtsu ja särtsu, siis ma ei tea, ma valiks kohvi asemel iga kell niisuguse mahla. Aga vaatame, mis siin sees siis on. See ongi apelsini mahl 70%, porgandi mahl 30% ja siin paki peal on kirjas, et on osaliselt kontsentreeritud ka mahl. Apelsini mahl ongi kontsentreeritud ja siis porgandi mahl on siis vist mitte kontsentreeritud niimoodi. Aga mis siin siis kirjas on? 42 kilokalorit, natuke rasva, süsivesikud, kõige rohkem suhkruid. Ma ei tea, kas siin on äkki nagu, siin ei ole kirjas, et oleks nagu lisatud suhkruid. Nüüd ma ei tea, kas siia on pandud suhkrut või mitte. Aga mõnus, väga mõnus joogikene. Ja hind on ka täiesti normaalne, 2,29 täishinna poolest. Poole liitri eest, nii et
osta aga ja joo, ma arvan, et see on väga hea asi. Aga paneme siis hinde ka sellele joogile, vaatame, mis ta saab. Esimene kategooria on tervislikkus. Tähendab siis seda, et kui palju on siin niisuguseid nagu häid asju ja kui tervislik ta meie kehale võiks olla. Kui me nii vaatame seda nagu toitumisalast teavet, et siis siin midagi niisugust nagu põrutavat ei ole, põhimõtteliselt süsivesikud. Aga ma natuke tuulasin ringi ja siin on porgandil hullult palju häid põhjuseid, miks porgandit võiks süüa, tal on vähkienetab võime. Siis kui sa oled natukene haige, siis porgand meelitab su püssile, väljutab kehast vedelikke, mis tegelikult on ainevahetuse jaoks väga kasulik. Et kui sa lisad porgandiroogadele natuke rasva, siis sa saad sealt kätte karoteeni, on ju, et niisugune väga nagu hea asi, A-vitamiini on siin hästi palju ja näed, kopsu, suuõõne ja eesnäärme vähk on see, mis siis porgand aitab ennetada. Nii et porgandis on väga palju häid omadusi, erinevaid vitamiine, sisaldab rauda, kaltsiumi, magneesiumi, nii et tõeline niisugune mingi ainepomm tundub ta nagu olevat. Ja siis on apelsini vaatasin ka, muidugi neid artikleid on rohkem, aga ma lihtsalt mõned niisugused lihtsamad vaatasin välja. C-vitamiin on apelsini puhul üks niisuguseid olulisemaid asju. C-vitamiin aitab sul immuunsussüsteemi turgutada. Apelsin sisaldab ka väga palju vett, nii et ega ei ole asjata, et kui sa oled tõbline, siis sööb porgandit ja apelsinit. Sellel on tõepõhi taga ja takistab enneaegset vananemist, nii et kui sa kardad, et sa oled ruttu vanaks, siis särava jume heaks võid süüa siis apelsini. Muidugi ette peab vaatama, mina olen näiteks natukene allergiline tsitruste peale, nii et ma neid väga palju korraga süüa ei saa, aga natukene saaval, siis ta on väga hea. Okei, ma arvan, et nüüd me saime selgeks, et see mahl võib olla päris hea ja ma loodan, et selle töötlemise käigus need omadused siit nagu väiksemaks ei läinud. Seega tervislikkuse seisukohalt porgand ja apelsin on niisugused hästi toredad head asjad, paneme 8 punkti. Üldises mõttes ma mõtlen just üldises mõttes, et milline see mahl oleks kõigi muude toitainete hulgas. Paneme näiteks 7 punkti. Hind on ta minu meelest väga mõistlik, alla 2,5 €, et kui me vaatame smoothisid, mis on nagu 250-280 grammi, need on sama hinnaga juba. Et siis ma arvan, et see hind on väga mõistlik, paneme sellele hinnale 8 punkti. Maitse on mõnus, maitse on pigem apelsiniline. Tal on alles siuke apelsini, võib-olla natuke magusama apelsini särtsakas maitse, aga ta on nagu ehe. Apelsini vilja maitse, sa ei tunne nagu, et ta oleks nagu mahl, vaid pigem nagu apelsin. Ja näed sa siin porgandid ka seal juures nüüd. Paneme maitsele 8 ja ma arvan, et üldine väärtus sellel asjal võiks ka mingi vähemalt 7 olla, et siin on kasulikud köögiviljad ja puuviljad sees, mida juua tasuks, need igati nagu väärt kraampudelisse pandud. Aga nüüd vaatame siis, mis ta hindeks sai. $7,6 sai see mahl siis hindeks, ma arvan, et igati väga hea tulemus. Mõnusalt päikest ja särtsu on siia pudelisse villitud, nii et mina soovitaks seda küll järgi proovida. Ma usun, et see võib sulle maitseda küll. Aga selline sai siis täna meie väikene videoklipp siuksest apelsini porgandimahlast. Ja uued toredad maitsed juba õige pea, need püsi lainel ja näeme. Tšau!